Nii, okei, ja tere õhtust, Virve. Võib-olla mõni tuleb teine, keegi tuleb veel. Et 2. juulil oli siis David Schmidti järjekordne webinar, teemaks oli siis vee joomine ja vananemine. Kindlasti väga ajakohane oli webinari ajastus, arvestades siis seda, et Ameerikas just tuli siis nii-öelda ametlikult ja täiesti müügile see hommikusegu Cellergize ja kohe-kohe on tulemas siis veeaparaat. Aga ja, jutt ei olnud seekord veeaparaadist. Jutt oli laiem ja laiemalt sellest, milline on siis vee joomise osa ja olulisus, arvestades inimese vananemist. Ja loen siis ette need mõned märksõnad, mis ma tegin, mis ma siis õppisin David Schmidti webinaridest. On alati midagi õppida ja kõrva taha panna. Ja esimene asi, mis mul siin kirjas on siis jah see, et ta rääkis pikalt kollageenist, kohe räägin kollageenist ja kollageeni funktsioonidest, et enamasti teatakse seda, et kollageen on seotud meie naha välimusega, aga tegelikult on kollageenil oluliselt rohkem tähtsaid funktsioone. Ja kollageeni tootmine kehas väheneb juba umbes alates 25. eluaastast. Ja kollageeni roll on siis see, et kollageen hoiabki kehas vett. Nii et kui kehas on kollageeni puudus, siis automaatselt on ka kehas vedeliku puudus. Ja see omakorda mõjutab siis meie rakke, meie rakkude mitokondrite tööd. Mitokondrid on siis rakkude nii-öelda jõuallikad, jõujaamad. Ja algabki siis keha nii-öelda kokkutõmbumine, et mitu korda on David Schmidt ka sellest rääkinud eelnevalt, et vananedes inimese rakud tõmbuvad kokku ja noh, inimene üldse, ta lähebki kortsu. Ja nüüd siis jah, see, et seal taga on üheks põhjuseks siis kollageeni tootmise vähenemine, keha ei tooda piisavalt ja tänu sellele keha ei suuda vett nii-öelda säilitada. Ja veepuudusel on siis mitmeid mõjusid meie tervisele. Esimene on siis see, et keha veepuudus tõstab südamehaigustesse haigestumise riski ja vähendab inimese kognitiivseid võimeid. Ja kuna siis kollageen jah hoiab rakkudes vett, siis tõstes kollageeni taset kehas on võimalik reverse aging ehk siis vananemise ümberpööramine. Ja nagu me siis teame, kui me räägime Lehhuevi plaastritest, siis kollageeni tootmist mõjutavad eelkõige loomulikult X39, aga ka näiteks Alavida ja ka karnosiin on oluline selles võtmes. Ja selleks juttu oli siis jah sellest, et veepuudus mõjutab meie rakkude mitokondrite tööd ja selleks, et mitokondrid saaksid toota energiat, on vaja vett. Siis loomulikult on vaja
vett kehas selleks, et toimuks kehapuhastus. Veepuudus kehas põhjustab enneaegset rakkude suremist. Siis mainis ta tauriini. David Schmidt, tauriinist on David Schmidt rääkinud ka enne. Tauriin on väga oluline meie tervise seisukohalt ja sellepärast sisaldab ka see uus Cellergise hommikusegu tauriini. Tauriini võib muidugi ka muidu tarbida ja mõjuta siis eelkõige vererõhku reguleerivalt, nii et kellel on probleeme kõrge vererõhuga, siis tauriin oleks abiks. Nii. Siis loomulikult on vaja kollageeni, kui me räägime meie kõhrede tervisest, kui me räägime kõhre taastamisest, mis on siis täiesti võimalik LifeWave'i plaastrite abiga. Sellest on palju räägitud ja see ei ole mingi uus info. Kasutusel on siis glutatioon ja eian. Glutatioon liigese välisküljel ja eian siseküljel. Lisaks tuleks siis tarbida C-vitamiini ja kollageeni. Ja siis on võimalik aja jooksul kõhre taastada. Siis rääkis ta vee olemusest, siis sellest, et kui vesi on struktureeritud, siis läheb ta lihtsamini meie rakkudesse ja väga lihtne moodus vett struktureerida on siis hoida vett päikese käes. Päikesevalgus samamoodi struktureerib vett. Ja siis jah, selle uue X2O veemasina toodetud vesi on struktureeritud, läheb raku sisse ja vett tarbivad inimesed on siis märganud, tundnud muutusi juba 15 sekundi jooksul, nii et põhimõtteliselt koheselt seda vett juues. Ja valgusveeaparaat, miks ta on siis unikaalne, on siis jah see, et vesi on rikastatud valgusfootonitega, mis siis vabastavad valguse, kui see vesi jõuab kehasse. Ja kasutuses on siis 6 erinevat valguse laine pikkust. Siis ta rääkis sellest, et deuteriumi vaba vett kasutatakse siis näiteks vähiravis. C-vitamiin on siis jah väga oluline, kui me räägime kollageeni tootmisest, et ilma C-vitamiinita kindlasti on C-vitamiini puuduses on kollageeni tootmine häiritud. Ja huvitav oli siis jah see, et glutatioon omakorda kaitseb meie kehas olevat kollageeni. Nii et kinnitus sellest siis, et plaastrid toimivad omavahel sünergias üksteist toetades. Ja kui rääkida naha tervisest ja seisukorrast, siis tegelikult ka glutatioon aitab vähendada kortse. Siis rääkis, David Schmidt räägib alati tervise teemadel väga holistiliselt, laialt, ta ei räägi kunagi ainult valguskleepsudest või
tema enda leiutatud tehnoloogiast. Mainis ta siis jah seda, et inimestel, kellel on veepuudus, siis arbuusimahl on väga hea vahend veepuuduse kõrvaldamiseks ja väga soovitav on siis arbuusimahla tarvitada just pärast lennureise, kuna lennates tekib tõeline veepuudus selles kunstväljas viibides. Ja loomulikult vett juua lennates ja kindlasti vältida alkoholi ja kohvi, sest jah, nagu me teame, alkohol ja kohvi viivad vett kehast välja. Siis oli huvitav see, et kui inimesed saavad oma stressitaseme kontrolli alla, siis ka see aitab kehas piisavat veetaset säilitada. Nii et oluline. Ja stressil siis veel selline mõju, et kõrge stressitase lõhub meie kehas olevat kollageeni. Nii et kollageeni funktsioneerimise seisukohast on siis oluline kontrollida oma stressitaset. Ja siis jah, see uus LifeWave'i valgusvee aparaadi X2O vesi sisaldab siis nii vesinikku, hapnikku, kui on siis selles vees 6 erinevat valguse lainepikkust, valgusega rikastatud vesi. Ja tegemist on siis järjekordse unikaalse ja ainulaadse valgusteraapia vormiga, et David Schmidt jätkab valgusteraapia lainel, kui LifeWave'i plaastrid kasutavad siis meie keha oma valgust, siis valgusvee aparaadi vesi viib valgust meie kehasse. Nii et selline oli siis selline lühikene kokkuvõte kõige olulisemast, mis mulle meelde ja kõrvu jäi David Schmidti webinarist. Teema oli siis vananemise ja veepuuduse seosed. Ja nagu me siis saime teada, selleks, et kehas veepuudust ei oleks ja ei tekiks, on äärmiselt olulises rollis kollageen. Nii et ja see oligi kõik, mida ma tahtsin teiega jagada. See oli see informatsioon. Loodan, et oli põnev ja huvitav ja siis toredate järgmiste kohtumisteni.